No nii, jalakakänd, mis sai eile maha võetud. 1,50 m läbimõõtu kõige laiemast kohast. Kitsamast kohast 1 meeter. Täiesti pehkinud. Need servad siin on kõvad. Näha, keskelt on täiesti tühi. Ääred olid veel tugevad. Aga näiteks siit on täiesti nagu švamm. Selline oli kogu jalakas kahjuks. Nagu švamm sees täiesti tegi. Oli luumeleissi mõõdikuga 23 meetrit kõrge või 24. Siuke 2 aru sees tühi. Oleks võinud kukkuda kas sauna peale või Keskvere mõisa peale. Ja, siis sai siit veel saare otsast jämedaid oksi saetud. Tõstukiga lähed üles ja vaatad, et mis siis on. Polegi nagu oksa. Et 2 väiksest oksast saab 10 korda sauna teha. Siis siin on veel üks alt juurekaelast 1,70 m läbimõõdus saarepuu. No see on ka selline tõsiselt suur. Ja siis on siin mõisapargis neid suuri puid veel, eks siit on neid aja jooksul maha ka võetud. Siin on tammed ära kuivanud ja saared ja vahtrad ja... Aga nii ta on. Mõisapark Eesti vanuselt teine puitmõis peaks olema Albu mõisa järgi. Vana karjamõis. Mõisapark ka kindlasti 100 aastaid vana, nii et siin vana karjatee peal taga on veel üks puu talvel ümber kukkunud, nii et järgmine kord saan siin veel natukene sükst küttepuud teha, saunapuud teha. Siin on näha seal taga lõpus. Jah, on ka ära murdunud tüükaid ja kõike maha kindlasti ei lõigata ja ei lõikame siin, et oleks sellist elurikkuse puid ka, kus öökullid ja kõik muud saaksid sees elada. Moodi tuleb ülima mõistlikkuse ja ettevaatlikkusega seda asja siin teha, et see mõisapark ikkagi säiluks, aga et oleks elamiseks ja olemiseks ohutu. Ja selle jalakaga oli küll oht, et mõisa nurk, rüütlisaali nurk oleks võinud pihta saada. No nii, aitüma.